Sümpoosiumist osavõtjad, daamid ja härrad. Rohkem kui veerand sajandit on möödunud ajast, mil hakkas lagunema endine Nõukogude Liit. Üks esimeseks signaaliks selles suunas oli tollase Eesti Ülemnõukogu poolt 16. novembril 1988. aastal vastu võetud suveräänsusdeklaratsioon. See dokument kujunes pöördeliseks nii Eesti, kogu Nõukogude Liidu kui ka sotsialismileeri suhtes. Eesti õigussüsteemi osaks muudeti rahvusvahelised Nõukogude Liidu poolt ratifitseeritud õigusaktid, tunnistati isiklikku era- ja segaomandit, Eesti maavarad tunnistati Eesti omandiks ja mis kõige olulisem, Nõukogude Liidu seadused ja teised õigusaktid omandasid kehtivuse Eestis alles peale nende registreerimist Eesti Ülemnõukogu presiidiumis. See oli selge vastuhakk keskvaimule. Moskva nägi siin tõsist ohtu ja veel päev varem avaldas väga tugevat survet, et see deklaratsioon üldse arutlusele ei tuleks. Mul isiklikult tuli Moskvale aru anda, kus mitte allumist tõlgendati riigireetmisena ja loeti ette sellega kaasnev pikaajaline vanglakaristus. Mind siiski ei arreteeritud ja seda lootuses, et deklaratsiooni hääletus Ülemnõukogus läbi kukub. Seda aga ei juhtunud. Algas nõndanimetatud seaduste sõda, mis sai üheks Nõukogude Liitu lagundavaks teguriks. Aastat 1989 tuleb lugeda saatuslikuks aastaks idablokile tervikuna. Gdanskis Lech Walesa juhtimisel nõudis solidaarsusvabadust Poola rahvale. See omakorda julgustas Ungari vabadusvõitlejad. Ida-Saksamaal ühines rahvas üha enam diktatuurivastaste jõududega. Berliini müüri langemise ajalooline tähtsus seisneb selles, et langes üks külma sõja ja Euroopa lõhestatuse sümboleid. Berliini müür avati 9. novembril 1989. Ühtse Saksa riigi taastamiseni jäi vähem kui üks aasta. Ei ole kahtlust selles, et Berliini müüri langemine aitas palju kaasa Balti riikide vabanemisele. Aasta 1989 on suure tähtsusega ka Rumeenia rahvale. Detsembris vallandus rahva ülestõus, mis viis Ceausescu arreteerimise ja hukkamiseni. Lugupeetud sümpoosiumist osavõtjad, meie rahvatarkus ütleb, et kes ei tunne minevikku, elab tulevikuta. Vabadust ei tooda kätte kandikul, see tuleb kätte võidelda. Soovin, et meie nooremad põlvkonnad suudaksid ja tahaksid vääriliselt hinnata eelmise sajandi lõpukümnendite suuri muutusi, et edukalt kujundada meie kõigi tulevikku. Kogu maailma jätkusuutliku arengu aluseks on riikide ja rahvaste rahulik koos eksisteerimine. Meil ei saa olla üllemat eesmärki, kui ühiselt panustada humanismi ideede võidukäiku. Tänan teid tähelepanu eest.